Ja suvest on meile tulnud rääkima Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba. Rannar, kuidas teie seda näete, et eelmisel suvel räägiti palju sellest, et hapukurgi hooaega ei olnud. Meil oli automaksust räägiti, olid erinevad skandaalid, Peresihtkapitali Kaja Kallas, ka presidendiga mindi tülli. Kas sel aastal oli tunda, et hapukurgi hooaeg on lõpuks ometi kätte jõudnud? Kõigepealt ma pean ütlema, et olles päris kaua ajakirjanikuna töötanud, ei mäleta mina enam ammu seda suve, kus päriselt oleks tulnud teemasid vägisi otsida, nii et see hapukurgi hooaja mõiste ongi minu jaoks selline üsna võõras. Aga kui nüüd võrrelda eelmise aastaga, siis ma tahan öelda, et toda hapukurki oli veel vähem. Et oli erakordselt sündmuste rohke suvi, eriti kui me vaatame üle-eestilist poliitikat, mitmesuguseid poliitikaga haakuvaid teemasid, aga ka ülemaailmset olukorda, mis iganes teemasid alates siis Ukraina sõjast, mida me ei saa ega tohi kunagi unustada, kuni siis ka USA presidendi valimisteni välja, mis ju ka raputasid mitmes aspektis kogu maailma uudishuviliste tähelepanu. Ja kui ma nüüd lõpuks võtsin täna hommikul ette ka Tartu Postimehe sellise uudiste valiku sellest suvest, sest kõike ju kohe hoobilt ei pruugigi mäletada, siis avastasin, et meil oli siin rohujuure tasandil ka väga palju selliseid teemasid, mis tekitasid intriigi, põhjustasid vaidlust või niisama emotsioone, nii et ükskõik, mis tasandit sa vaatad, tegelikult oli väga aktiivne suvi. Mis kõige rohkem sellist vaidlust või diskussiooni tekitas Tartus? No hakkame kõigepealt pihta sellest, et meil on ju Tartu on sel aastal kultuuripealinn, Euroopa kultuuripealinn ja eks meie siis, kui kohaliku väljaande ülesanne on olnud muu hulgas siis lihtsalt nende kultuurisündmuste igapäevase kajastamise kõrval ikkagi proovida aru saada ka sellest, et kas kultuuripealinna projekt kuidagi siis võiks kaasa tuua midagi sellist, mida ilma selle tiitlita siin linnas ei oleks, sest toredaid kultuurisündmusi toimub meil ju siin Tartus pidevalt. Selles osas Tartu on õnnelik linn, siin on väga palju andekaid inimesi koos eri eluvaldkondadest alati. Aga nüüd, et küsimus ongi just selles, et kas see kultuuripealinna pingutus annab meile midagi juurde, kuivõrd rahul on inimesed, kuivõrd rahul on kultuurikorraldajad ja kunstnikud, loovad isikud. Ja selle pealt me oleme siis paar korda sellist analüüsi proovinud teha ja sealt on teatav intriig ka nagu õhku läinud, sest on inimesi, kes ütlevad, et kultuuripealinn tore on, aga midagi nagu põhjapanevat nende jaoks ei ole loonud. See kõik on lõpuks maitse asi. Aga meie kui ajakirjanikud peame neid erinevaid vaateid siis lihtsalt kaalu peale asetama, kui keegi saab selle peale pahaseks, siis tore on, midagi ei ole teha, nii see lihtsalt on. See on kindlasti üks asi, et kuivõrd me oleme rahul selle kultuuripealinna sündmuste jadaga, kui nüüd lühidalt kokku võtta, kui ma vaatan seda meie uudiskajastust või kultuurikülgede analüüsi, siis on see laias laastus olnud niimoodi, et suve hakul oli rahulolematust suhteliselt palju, mis on ka loogiline, sellepärast, et varakevadel puhtalt ilmadest sõltuvalt suuri avaõhu üritusi ei olnud, aga kui me vaatame seda, mis on suve jooksul toimunud, siis põhimõtteliselt igal ühel peaks olema olnud võimalus midagi kosutavat enda jaoks leida ja muuhulgas ka sellise mastaabiga sündmusi, mis muul ajal võib-olla ei oleks Tartusse jõudnud. Ükskõik, kas me räägime siis nendest suurtest kontserditest seal lauluväljakul, kas siis Sting, Bryan Adams, Genialistid, Jakob Collier või Smokey solist nüüd hiljuti Chris Norman või kuni laulu- ja tantsupeoni välja. Neid asju on olnud päris palju. Ma ei saa öelda, et kui ma vaatan ise seda, kuidas meie toimetus on reageerinud või millessegi kirjutada kultuuripealinnaga seoses üritanud, et oleks olnud neid hetki, kus me oleks nagu ise suurest vaimustusest õhku ahminud. Kõik, mis on toimunud, on väga äge, aga sellist nagu tõelist rosinat ei ole olnud, aga siin tuleb kohe rõhutada, et see on jällegi nagu selline vaatenurga küsimus, et kes kuidas. Et see on nagu kindlasti üks nendest kandvatest debattidest, mis ilmselt nüüd siin suve lõpus peab meie veergudel taas lahti minema, me veel ei ole selleni jõudnud. Aga meil on olnud siin igasuguseid väiksemaid teemasid alates sellest, et meil on ju kohtusse jõudnud Priit Humala ehk siis endise Tartu abilinnapea ning tuntud ettevõtja Parvel Pruunsilla väidetava korruptsioonijuhtumi kaasus. See on nüüd siis
kohtus juba mitmendat nädalat, igal nädalal on mitu istungit, me oleme nagu püsti hädas lehetoimetuses, et kuidas seda kõike ära kajastada, sest tööjõud on ikka piiratud, aga kui sul on iga nädal mitu kohtuistungit, kus peaks kogu aeg kohal olema ja välja nokkima sealt neid väikseid teri, mis võivad huvitavad ühel või teisel põhjusel olla selles kaasuses ja lugejale midagi uut anda, siis see kulutab tohutult palju aega. Et oleme suhteliselt hädas, aga katsume nagu hakkama saada. Selle teemaga tegelikult teised meediaväed on ka väga huvitatud sellest, et kas te arvestate ka sellega, et te peate võib-olla konkureerima ka näiteks Delfi või Rahvusringhäälingu? Muidugi. Tartu Postimehel on see õnn ja õnnetus, tegelikult loomulikult õnn, kui me mõtleme selle peale, et mis meie eesmärk on, ehk võimalikult kiiresti ja hästi oma lugejad teenindada, siis meil siin Tartus ei ole kunagi seda olukorda, kus me võiksime jalad seina peale panna ja öelda, et vaadake, me ei konkureeri siin ajaliselt mitte kellegagi. Tartu Postimees üritab alati Delfist ees olla, alati ERR-ist ees olla ja eks nemad proovivad meist siis jällegi nendes Tartu juhtumistes ees olla. Siin on mingi teatav diferents nüüd teemades, et väga rohujuure tasandid enamasti Delfit ja ERR-i ei huvita, sest nende ülesanne on nagu eranditult kanda seda kõike üle Eesti. Meie teenindame samal ajal ka seda teist äärmust ehk siis kohalikku uudist kohalikule inimesele, et me peame kogu aeg ennast nagu nii-öelda kahte suunda rebima, aga mis puudutab üle Eestist kandepinda, sealhulgas siis seda Pruunsilla Humala kohtulugu, siis siin ei ole mingisugust küsimust, et olen toimetuses öelnud, et vaadake, Delfi tegi seekord paremini, me peame järgmine kord tegema paremini. Aga kuidas teie hinnangul siiamaani see konkurents olnud on, et olete ette jõudnud siis neid Tartu teemasid kajastada? Alguses jõudis Delfi meist paremini, kui me räägime konkreetselt sellest kohtuloost. Aga laias plaanis, vaadates nüüd läbi mitme aasta, siis Tartu Postimees, ma arvan, on ikkagi enamasti sellistes igapäeva uudistes, kui me räägime just uudislugusid, mis kas juhtuvad siis eksprompt kuidagi ootamatult, olgu, ma ei tea, kõige primitiivsem näide, mingisugune rongiõnnetus, rong ja veoauto põrkavad kusagil Külitse lähedal kokku või midagi muud taolis, selle iseloomuga uudiseid, siis Tartu Postimees siin on konkurentsitult kõige kiirem ja tegijam ja ausalt öeldes, ega ma nagu ei näe ka mingisugust teist võimalust. Meie jaoks on see auasi, sest meie peame ennekõike teenindama kohalikku inimest, keda seda laadi sündmused siin kohapeal kõige vahetumalt puudutavad. Kui Delfi viib, ma ei tea, Rakvere, Tallinna või Haapsalu inimesele selle üldinimlikult huvitava teema tund aega hiljem, siis nemad ei ole oma lati alt nii-öelda läbi jooksnud, aga meie juba oleksime. Et selles mõttes jah, et meie oleme enda jaoks seda ajalist võidujooksu tähtsustanud ja see on päris raske, nagu ikka te teate ju, et inimesed tihti peale urisevad selle üle, et veebilugude kvaliteet aeg-ajalt kannatab selle all, et kiputakse kiirustama ja rapsima. Ja nüüd ole siis mees ja proovi siis see lehetegija töö nüüd saada ühtaegu kiireks ja kvaliteetseks, et see on kõva ülesanne. Mõnikord ka meie teeme selliseid vigu, mille pärast paned häbi pärast peapadja alla. Aga katsume võimalikult vähe muidugi selliseid juhtumisi lugeda. Tegelikult üks väga suur teema oli ju Tartut tabanud uputus, et kuidas selle kajastamisega oli, et pidi vist väga kiirelt reageerima? Sellega oli muidugi naljakas lugu. Meil on ju ikkagi niimoodi, et kui on tööpäev, siis vara hommikul on ametis sellise vahetu veebitoimetajana, veebireporterina ainult üks inimene ja ülejäänud toimetus ühineb temaga alles pärast hommiku koosolekut, see tähendab, et alles circa kella 10 paiku tuleb nagu selline suurem mass tööjõudu peale. Enne seda peaks justkui üks inimene kajastama ja nüüd see reporter, kes meil tol päeval, kui see padusadu Tartut tabas hommikutundidel, kes oli valves, vaatas kodus aknast välja, tema elab Annelinnas ja seal ei olnud mitte midagi, seal tibutas vihma. Ja samal ajal, eks ole, teispool jõge, Riia mäel ja sealt ülespoole oli selline sadu, mis nagu kõik ju teavad, mul ei ole mõtet seda uudist üle rääkida, eks ole, uputas haiglat, seda Riia Vaksali ristmiku ja mitmel pool siis ka neid maa-aluseid parklaid ja nii edasi. Et see oli selles mõttes nagu keeruline hetk, et see inimene mitte laiskusest ega pahatahtlikust, kes pidi esimesena reageerima, ei teinud seda mitte, vaid tegi üks teine reporter, kes tuli hoopis teisest suunast linna. Aga ma arvan, et me saime nagu sellega hästi hakkama ja kõik olid hommikupoolikul erinevate nüanssidega siis rakkes, et otsida neid see on väga hea näide just sellest, kuidas väga elulised hetked on meie jaoks nagu see kõige olulisem, et kui ikkagi ühel tartlasel on
mingisuguse auto veekahjustus, siis loomulikult üle eestiliselt pole see ju mingi teema. Aga siin koha peal, arvestades neid, et neid inimesi oli õige mitu tükki ja neil võis olla teineteise juhtumistest ka mingisugust eeskuju võtta või kogemust jagada, siis meie peame need vahendajad olema. Sellise teema puhul ju absoluutselt on väga oluline, et saaks ka linnalt kommentaar, aga nagu ma aru sain, siis tegelikult linnaga see kommunikatsioon oli ikka päris keeruline. Et kohe sealt nagu sellist, ma ei tea, juhiseid või sellist kriisikommunikatsiooni ei tulnud? Ma olin tol päeval tegelikult puhkusel ja jälgisin seda, mis toimub niimoodi poole vinnaga, ehk siis jälgisin seda, mis meie toimetuse Teamsi toimetuse üldchatis liigub, proovisin võimalikult vähe ise sinna sekkuda, mis tõttu ma nagu ei tajunud ühekski hetkeks seda, et oleks olnud probleem linnavalitsusega suhtlemisel. Ma ei mäleta, et hiljem ka keegi oleks öelnud, ma nägin, et suhteliselt varakult tuli esimene uudis sellest, et linnapea andis teada, et kriisikomisjon töötab ja leiab lahendusi. Nüüd omaette küsimus on, et kuivõrd sisuline see oli nende ajakirjanike vaates, kes vahetult ametis oli, ma ei julge siin suud vett täis võtta. Ja lõppude lõpuks, tähtis on ju see, et meie ajakirjanikena esimese asjana ikkagi proovime mitte pöörduda ametkondade poole. See, mida ametkonnad teevad, kuidas lahendusi otsivad, on kahtlemata oluline, aga see on siiski teisejärguline. Ehk siis meie esimene ülesanne on ise pea ees sinna uputusse sukelduda. Meil sõna otseses mõttes üks fotograafidest, väga tubli suvepiltnik, võttis ette bussireisi nii, et ta oli peaaegu põlvist saati seal samas bussis vees, eks ole, läbi märg. Et saada need vahetud emotsioonid, väikesed videoklipidki, fotod, need asjad kätte. Ja siis on võimalik juba hakata andma selliseid üldisemaid poolbürokraatlikke juhiseid edasi, millega tegelevad ametnikud või poliitikud, sest ausalt öeldes ega siis nii detailsel tasandil, nagu seda ühest uputusest läbi tulemine või ma ei tea, oma auto päästmine või mis iganes, või see, mis toimus kliinikumis, siis ega seal ju meil tegelikult ajakirjanikena ei olnud muud ülesannet, kuivõrd avalikkust informeerida sellest, et meil on probleem, haigla ei tööta mingis osas, inimesi ei saa opereerida, sest üks väga eluliselt oluline osakond on saanud veekahjustusi, aga lahendada meie ajakirjanikena ju seda ei saa kuidagi aidata. Ja see, kuidas nüüd lahendama hakatakse, seda infot võibki rahumeeli anda, ma ei tea, pärastlõunal või õhtupoolikul. Mis teemasid Tartus veel oli peale selle uputuse ja... Nii, ma kirjutasin siit ühtest välja endale kohe, vaatan, mis meil siin oli. Meil oli ju poliitiliselt, üle-eestiliselt väga kuum suvi, mis algas ju Euroopa Parlamendi valimistest, kui see oli möödas, siis hakkasid raputused pihta, enne kõike, eks ole, EKRE sai pihta, läks suures osas laiali ja seal oli otsene puutumus ka ju Tartuga, sest üks nendest EKRE, ütleme siis juhtide vastu tõusnud inimestest oli Silver Kuusik, kes oli siis pikka aega EKRE Tartu piirkonna esimees, fraktsiooni juht, ütleme siis koha peal kõige tuntum või kõige tegijam ekrelane ja nüüd tema astus või õigemini visati erakonnast välja. Ma mäletan veel, kui ta esmakordselt teatas, et ta kavatseb kevadistel valimistel Martin Helme kõrval erakonna esimeheks kandideerida. Ma veel ütlesin meie toimetuse arvamustoimetajale, et kuule, et sa ikka tegeled nende poliitiliste teemadega, et ole ja nüüd mine küsi Kuusiku käest, et kas ta tõesti on otsustanud EKRE-st lahkuda, et siiamaani tähendas juhi vastu astumine ühes või teises kontekstis alati EKRE puhul seda, et sellest tuleb ainult üks suur tüli ja lõpuks väljaviskamine ja siis ma mäletan, kuidas me tegime esimesed lood sellest, kuidas Silver Kuusik ütles, et ei, et mitte mingisugust sellist negatiivset konkurentsi siin ei ole, nad kavatsevad Martin Helmega sõbrad edaspidigi olla ja kuu aega hiljem oli käinud selline pauk, mis väga pikka aega Eesti poliitikas märkimisväärset rolli kandnud erakonna on praeguseks vaata, et ära marginaliseerunud. Me saame nüüd näha, et mis see EKRE siis ette võtab, kas ta nagu tõuseb või mitte. Meile võib EKRE meeldida või mitte meeldida, aga me peame tunnistama, et tegemist on olnud väga juba õige mitu aastat Eesti poliitikas sellise jõuga, kellega ühel või teisel maal kõik peavad arvestama. Ja see, mis nüüd järsku juhtus, sealhulgas siis tartlase Silver Kuusiku osavõtul, tegelikult Jaak Valge, ajaloolane, kes on ka olnud tuntud ekrelane, on siit Tartust valitud. Et Tartu mehed nagu väga palju selles suves mängisid rolli ja mängivad ilmselt edasi ka. Meil oli sellega nagu palju siin pistmist. Põhjust oma meestega rääkida. See on siis see ühtaegu nii üle-eestiline kui ka selgelt Tartu tasand ja mille vahel meie peame siin kogu aeg vangerdama, nagu ma juba ennist märkisin. Meil oli väga huvitavaid teemasid veel, mis jällegi
hakkad vaatama, ma ei tea, Ukraina sõja, USA presidendivalimiste või ma ei tea, Euroopa Parlamendi valimiste tasandilt, siis see tundub naeruväärne, et kas üldse üks ajakirjanik peaks selle peale aega kulutama. Teisest küljest, kui me võtame asetame ennast lihtsalt tartlase rolli, kes igapäevaselt siin elab, toimetab ja katsub hakkama saada ja tahab, et tema elukeskkond oleks võimalikult meeldiv, võimalikult eluterve, tervislik ja nii edasi. Et siis on ikkagi asju, mis kaugelt vaadates on pisiasjad, aga koha peal on see päris elu. Ehk siis elu ongi ju kohalik ja näiteks selles kontekstis väga kihvt teema oli ju rullus ka meil lahti siin suve keskel, kui siis ütleme selle Pläsku ja turu ümbruse ettevõtjad hakkasid kurtma, et nüüd on nagu viimane piir, et need joodikud, kes kogu aeg seal Laevade sadama, Emajõe suveteatri ja avaturu lähedal ja kaasa arvatud siis taskukeskuse ümbruses igapäevaselt kogunevad, lärmavad, aeg-ajalt kaklevad, niisama haisevad ja näevad vastikud välja, et nad hakkasid kurtma selle üle, et see reaalselt mõjutab nende äritegevust. Ja kui me nüüd asetame selle nagu nii-öelda sellesse Tartu eluolu konteksti, siis see on kõva teema. Ja eriti kõvaks osutus see pärast seda, kui selgus, et jah, tõsi on see, et Tartu linn selle piirkonna kiireks arendamiseks raha ei leia, et seal teha mingisugune selline elukeskkond, mis enam eluheidikuid väga kokku ei tõmba, siis leiti lahendus, et nad hakkavad seal kõlaritest klassikalist muusikat ehk klassikaraadiot laskma, et see siis peab inimesed eemale peletama. See on huvitav ja värvikas, et millise lahenduseni jõuti, mis tuletab mulle praegu meelde, et me peaksime uuesti teadlikult minema sinna reportaaži vormis kohale vaatama, et kas see ka tänasel päeval veel seal toimib. Kui meie reporter Henn Uuetoa seal vahetult pärast selle klassikalise muusika käivitamist uudistamas käis, siis selgus, et jah, kujutage ette, see töötas. Seda laadi teemad ju tegelikult ja natuke siis kultuuripealinnaga haakuvalt oli ju siin veel mõni nädal tagasi väga kuum teema Tartu Pride, mille suhtes on Tartu nii linnavolikogus kui ka siis linnavolikogu arutelude tuules Tartu Postimehe arvamusküljel olnud mõtete põrgatamist, et kas LGBT kogukonna või üldse teatud vähemuste aktsioonide toetamine linna eelarvest või siis ka kultuuripealinna eelarvest, lõppude lõpuks avalikust rahast kõige laiemas mõttes, et kas see on nagu põhjendatud ja on olemas inimesi, kes ikkagi seda maailma hästi ei mõista ja siis oli ka Tartu Postimehel siin oluline roll võtta nii juhtkirja tasandil seisukohta, et kuidas me seda sündmust näeme. Seal juures muidugi oli väga tähendusrikas Pride'i kontekstis just selle LGBT plus kogukonna ühe eestvedaja Keijo Soomelti intervjuu, millest ta tunnistas, et puhtalt nii-öelda gei-aktivistiks olemise pärast teda ikkagi aeg-ajalt ähvardatakse ära tappa, sealhulgas on talle soovitud vähisurma ja mida kõike veel, ehk siis me saime intervjuu, mis väga selgelt selle suure aktsiooni eel peegeldas meil neid põhjusi, miks on nagu arukas neisse suhtuda nendesse aktsioonidesse mõistvalt, sest on näha, et meie ühiskond ikkagi ei ole veel sugugi nii küps, me võime siin rääkida, et eks ole samasooliste abielu seadustamine on olnud tohutu arenguhüppe, aga samal ajal need hoiakud igal pool Eestis, sealhulgas ka Tartus, on ikkagi nagu väga tugevalt lõhestatud, see andis meile jällegi jututeemad. Tartu Postimees ei taha siin olla üheski positsioonis ega üheski teemas mingi propagandist. Loomulikult see ei ole meie ülesanne, vastupidi, me üritame seda nagu vältida igal võimalikul juhul. Aga kui me näeme mingeid pingeid kusagil, siis me peame nad tooma korraga laua peale ja otsime seal lahendusi ja kui vaja võtma ka toimetusena seisukoha. Seda me näiteks Pride'i puhul ka tegime. Aga kas on näiteks mingisugused teemad, näiteks iga suvi kirjutavad meediamajad maasikahindadest? Kas inimesed reaalselt loevad ka neid või nad on pigem sellised täitelood? Ei. Jah, see ongi see hapukurgi hooaja mõiste ju tuligi, et kui ajalehtedes ühel hetkel suvel teemad otsa said, siis saadeti suvereporterid tipa-tapa turule, et tee lugu sellest, mis sel aastal hapukurgid maksavad. Päris hapukurgi hindadest me ei ole kirjutanud, aga üks asi, mille üle mina nagu ka tihtipeale toimetuses lihtsalt nagu lõõbin, aga mõistan seejuures, et see tuleb ära teha, on alati see, kui esimesed maasikad tulevad. See on mingi indikaator. Maasika hind turul räägib nii mõndagi, see räägib midagi majandusseisust, ilmast, põllumeeste käekäigust ja ühtlasi tee või tina, inimestele millegipärast maasikad mingil ajahetkel on lihtsalt väga olulised, et kui sa ei ole maasikaid söönud kusagil seal juuni
alguses keskpaigas niisugused värskeid Eesti maasikaid, või sa selle teemaga ei ole tegelenud, siis sa ikka ei ole päriselt Eesti elus sees. Nii et jaa, see on igal aastal olemas nii samamoodi, nagu mingil hetkel alati tulevad ajakirjandusse vastlakuklite analüüsid, et kas see pagar teeb paremat vastlakuklit või too. Jällegi, mina isiklikult vaata, et peaaegu olen tülgastunud nendest lugudest, aga ma näen, et jah, inimesed neid loevad. Nad ei ole mingisugused tohutud klikimagnetid, aga ometigi nad on tihtipeale paremini, kui veebi põhjal otsustada, paremini loetud kui nii mõnedki, ütleme, siukest tegelikult poliitikas olulisemad kandepinda hoidvad uudislood. Tee või tina. Me katsume ikkagi tõesti olla nagu võimalikult palju oma töös sellel tasandil ka, ma just rõhutan ka, ehk siis, et otsida neid ülemaailmseid, üle-eestilisi ja siis ütleme ka Tartu poliitikas selliseid nii-öelda kõvasid teemasid, aga iga hommik me küsime endalt, kuulge, millest inimesed praegu päriselt räägivad. Et me võime rääkida sellest, et EKRE läks lõhki ja Silver Kuusik tegi uue erakonna ja sai esimeheks. Kahtlemata oluline teema, pikemas perspektiivis võib see ka inimeste igapäevaelu muuta, kui me arvestame seda, et see võib mingil hetkel poliitikat muuta. Aga tegelikult nii-öelda kiiremad lood tuleb ikkagi ehitada üles selle teadmise pealt, et mida eile õhtul pühapäeval saunas räägiti näiteks. Aga samas need nii-öelda maasikalood on ju toimetaja vaatest väga head asjad, millega näiteks praktikandid proovile panna, et saab kohe näha, kuidas keegi uue olukorraga toime tuleb. Meil maasikalugu on, ütleme, nii-öelda maasikalood on üks võimalus selleks. Meil Tartu toimetuses on kõvariugas see, et kui suvereporteril või algalajal ajakirjanikul ei ole head teemat pakkuda, siis ta läheb tänavaküsitlust tegema. Et tegelikult on see ju žanrina väga lihtne. Sa lähed tänavale, võtad 6 inimesel nööbist kinni, vahel rohkem, sest kõik ju ei vasta sulle või vastavad kuidagi liiga ädiselt või mitte midagi ütlevalt, ehk siis tuleb natuke seda toimetaja pilku sinna lisada. Aga see on lihtne, et räägid 5, 6, 7 ja 8 inimesega 3 sõna juttu, lased fotograafil üles pildistada, lähed toimetusse, poole tunniga kirjutad üles, avaldad ära, eks ole. Ja samal ajal tänavaküsitlused on võrdlemisi loetud žanri jällegi, sellepärast, et inimestele millegi pärast nagu väga meeldib selliseid lühivorme lugeda, eriti tänapäeval, kus meil ongi selline säutsu ühiskond, kus tahetakse teada, et Heino Tammelinnast, et mida ta nagu sellest küsimusest arvab. See on lihtsalt lihtne lugemine, mida on võimalik kergelt meelelahutuslikus võtmes siduda mingite tõsiste teemadega. Ja siis me ikka nagu saadame neid noori ka neid tänavaküsitlusi tegema ja tuleb välja, et nad teevad seda ikkagi nagu väga hambad risti. Just sellepärast, et ei ole lihtne tänapäeva inimesel, kes on harjunud peaasjalikult digitaalses maailmas suhtlema, peaasjalikult kirjalikult. Kõik võimalike snappide ja chatidega, et minna lihtsalt ja öelda, et tere, jää palun seisma, sa oled mulle võõras, aga räägi mulle, mida sa sellest või teisest asjast arvad. Ja eriti, kui sa veel ütled, et sa oled ajakirjanik, siis midagi ei ole teha, meie inimestes on mingisugune veider hoiak. Me näeme seda ka pildistamisega tihtipeale. Et kui sa saad sellel tänavaküsitluses sellelt inimeselt vastuse kätte, mis on igati adekvaatne ja tore, ta on lahke, ja sel hetkel, kui nüüd fotograaf tõstab oma kaamera palgele ja hakkab inimest pildistama, me küsime loomulikult luba, siis tihtipeale nad hakkavad kätega vehkima, ütlevad mitte mingil juhul, sest te hakkate seda pilti avaldama. Aga nüüd mõelge, hea küll, erandeid ju on, aga suurem osa nendest inimestest väga suure tõenäosusega samal päeval on kuhugi Instagrami oma näopildi üles pannud ja tal võib olla see konto ikka üpris avalik. Ehk siis, et ühelt poolt me oleme muutunud sotsiaalmeedias tohutult avalikuks, anname endast tohutult palju ära, aga samal ajal niipea, kui tuleb sulle vastu tõeline professionaal, kes lähtub ajakirjanduse eetikast ega taha kuidagi kuritarvitada seda, mida sa teed, siis ollakse kohutavalt ettevaatlikud ja see on üks sükene alaline häda, millega ajakirjanikud peavad rinda pistma. Aga me oleme sellesse, me suhtume sellesse kui paratamatusesse, sest see lihtsalt on inimlik. Minu arust väga tihti on ka räägitud sellest, noored ajakirjanikud ei julge helistada allikatele, ei julge silmast silma rääkida. Kas praktikantide puhul on ka seda näha? On. Me peame ikkagi alati sõnu peale lugema. E-mail ei ole töövahend. See on meie loosung. E-mail on abitöövahend. Ehk siis tuleb ennast harjutada ikkagi selle peale, et sa kasutad klassikalist telefonikõnet, et inimest kõnetada, saada temaga otse nii-öelda see suhtlus kätte, et mis kell me kohtume või ajame telefoni teel asjad ära, mis kellaks me oleme jõudnud selle tulemuseni, kus ma
vajadusel annan teile nagu tagasisidet, mida ma teist kirja panin ja nii edasi. Või siis me lubame ka e-maili kasutada või ka kuskil chatis intervjueerida, kui nagu mitte mingisugust muud lahendust ei ole, aga see eelkokkulepe peaks olema ikkagi nagu võimalikult inimtasandil sõlmitud, et oleks ajakirjaniku ja allika vahel tekkinud vahetum side. See tunnetus on hästi tähtis ja seda tuleb tänapäeval õpetada. Kui mina läksin ajakirjandusse, siis seda ei tulnud õpetada, sest mina olen pärit ajast, kui mul polnud kodus isegi mitte lauatelefoni, ma pidin absoluutselt kõik suhtlemised oma elus tegema silmast silma ja mida ma ei teinud silmast silma, seda ei olnud minu jaoks olemas. Siis tänapäeval on just risti vastupidi, et sa pead hakkama õpetama seda silmast silma suhtlemist ja kuna praktikandid on tihtipeale sellised esmakursuslased, kellel ei ole ka seda ülikooli kogemust veel taga, mis ju üht-teist kaasa aitab, siis on see meie paratamatu toimetaja töö üks lisaülesanne. Kas sel aastal said praktikandid hästi hakkama? Jaa, said küll. Meil oli siin õnne ka selles mõttes, et meil esiteks üks praktikant, Emily Liiberg, kes nüüd just septembri alguses asus ka täiskohaga Tartu Postimehesse tööle, lõpetas äsja Inglismaal Leedsis ajakirjandus eriala Leedsi ülikoolis, ehk siis see taust, mis tal juba oli tekkinud ja rahvusvaheline kogemus ja see suhtluskogemus, siis teda need asjad enam ei kammitse. Ta oli ükskord varem meil suvereporter ülemöödunud aastal, siis algus oli loomulikult raskem, aga see näitabki seda, et tegelikult meie töös on teatud erialaoskused, mis võivad tunduda esimesel pilgul väga keerulised, aga kui sa sellest esimesest barjäärist üle saad, siis see ei muutu, siis see ei ole enam sinu jaoks oluline teema. Ja meil oli veel Maris Mikko, siin ka Tartu Ülikoolis ajakirjandust nüüd teisel kursusel lõppiv väga tubli neiu, osutus väga asjalikuks, et meil ei olnud temaga varasemad kokkupuudet ja minu jaoks on alati see, kui ma olen suvereporterid ära palganud, siis on see esimese nädala selline silmanurgast piidlemise küsimus, et kuivõrd see, mis üks noor inimene on ennast paista lasknud vestlusel ja oma CV-s ja tegelikult läheb kokku sellega, kuidas ta igapäevaselt hakkab siis selles tiiki visatuna käituma ja sel suvel mõlemad, Emily kahtlemata juba kogenud inimesena, aga mõlemad said sellega väga hästi hakkama, nii et ma tahaksin olla väga rahul selle suvega ja loodan nende inimestega veel pikalt koostööd teha. On olnud kehvemaid suvesid ka. On olnud suvepraktikant, ma mäletan oma peatoimetaja tööst, kus on tulnud inimesed, kes vähe sellest, et neil on kirjutamisoskus sedavõrd madal, et lugeja ei saa lihtsalt mõttest aru. On olnud ka sellised inimesi, kes ei saa aru näiteks, ma ei tea, maakaardi peale kuskil Google Mapsis vaadates, kus on meri, kus on maa. Ja kui sa pead hakkama seda laadi asju gümnaasiumi lõpetanud inimesele veel seletama, siis ausalt öeldes vajuvad käed rüppe küll, aga tahame või mitte. Igas eluvaldkonnas on võimekamaid ja vähem võimekaid inimesi. Mitte kusagil ei lähe asjad nii, et kõik, kes sellesse valdkonda on siis õppima sattunud ja seeläbi siis ka praktikale oleksid juba valdavas enamuses oma vaimud professionaalid ei ole. Meid kuulavad ka väga paljud need samad nii-öelda õppijad, et millele peaks siis oma õpingutel kõige rohkem rõhku panema? Eks me paljut oleme nüüd juba puudutanud, et üks asi, mida mina saan nüüd rääkida ajalehe peatoimetajana, mida kindlasti tasub teha, see on see sama säutsu ühiskonna probleem. Praeguse aja sellised 20-ndates noored, kes siis enamasti on ka tudengid, ei oska väga hästi eesti keeles kirjutada. Need puudujäägid ei ole suured, aga need võtavad alguses päris palju aega ja energiat toimetajalt, sest sõnu kasutatakse tihtipeale vales kontekstis, lihtsalt ma saan sellest aru, kus see tuleb, see ei ole kellegi süü, lihtsalt seda laadi haridusvormi, nagu oli üks kirjandi kirjutamine aastakümneid tagasi, mis oli selline primaarne eesti keele kirjanduse vahendamise või siis nii-öelda õpetamise vorm, seda ma saan aru ikka vähemaks jäänud. Ja mis põhiline, seal kõrval on inglisekeelne suhtluskultuur hästi tugevalt sisse tulnud ja reeglina need inimesed, kes on juba ülikooli jõudnud või hakkavad esimesi suvesid oma eriala praktikat tegema ka ajakirjanduses, midagi ei ole teha, tihtipeale nad kirjalikus suhtluses on inglise keeles tugevamad kui eesti keeles. Ja see Eesti ajakirjanduses on probleem. Me peame siis sisuliselt õpetama noori inimesi eesti keeles kirjutama. Nii, et see oleks ka näiteks vanematele inimestele, kes ajalehti loevad, sedavõrd nagu söödav tekst, et nad ei
ei hakka seal nagu kätega vehkima selle ajalehe taga istudes ja küsima, et kuulge, kelle te nüüd palganud olete ja kellele te kirjutate. Et selline puhas ilus eesti keel, et seda tasub endas tähtsustada, see ei võta kellelgi tüki küljest ära, see teie inglisekeelse maailma tunnetust ei vähenda kuidagi pidi, et tasub emakeelt kui head emakeelt kui tõelist rikkust teile siin maanurgas ainsana pakutavat väärtust nagu väga tähtsustada. Ja teine asi on ikkagi tõesti see, et katsuge üliõpilased omavahel ka võimalikult palju vahetult suhelda. Õlut tuleb juua ja kõrtsis tuleb käia ja korteripidusid pidada ja mitte suhelda ainult digitaalseid kanaleid pidi. See lõppude lõpuks, kuivõrd palju tunnetatakse inimest. Ma tegin kevadel just professor Marju Lauristiniga intervjuu, mis minu arvates kukkus väga hästi välja, mitte sellepärast, et mina selle tegin, vaid et Marjustin oli see intervjueeritav ja ta pani, ma soovitan kõigil see üles otsida, kes ei ole lugenud. Ta pani väga hästi heasse konteksti seoses selle suure AI arengu hüppega, eks rõhutas seda, mida me ilmselt juba vähemalt Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis hästi aru saadakse, et me oleme praegu nagu väga murrangulise hetke lävel või juba sees, just eriti tehisintellekti arengu tõttu, et siin kontekstis on nii tähtis nüüd see, kuivõrd me hakkame inimlikku suhtlemist, inimlikke kõikvõimalikke, piltlikult öeldes laulmist ja tantsimist väärtustama, sest masin hakkab meie eest lähiajal ära tegema väga paljusid asju, mida me siiamaani oleme pidanud tegema nii, et me enne seda tükkaga õpime. Aga see inimliku tasandi suhtlus, selleks, et ka ajakirjanik jääks päriselt ajakirjanikuks, ehk siis selleks filtriks, kes ei lase robotil endast üle kasvada, siis selleks ongi seda vaja, jällegi, piltlikult öeldes, oskust silma vaadata ja teist inimest kuulata. Et seda ma soovitan kõige rohkem tähtsustada, et teoreetilised teadmised, need oskab teile see ChatGPT ette sööta ilma, et te neid pähe õpiksite. No ma lõpetuseks nüüd natuke hüppan. Delfi tegi Tartu nädala. Te käisite ka seal kaasa rääkimas. Kas see oli teie jaoks kui väljaande jaoks selline nagu pinnuks silmas, et tulid sealt Delfist siia Tartusse? Meie õue peale. No me võime ju siin aasida ja igasuguseid asju rääkida, loomulikult mitte. Esiteks, ma pean ütlema, et see, et asi läks sinnamaani, et kultuuripealinna meediapartner oli Delfi, mille tuules siis Tartu nädal ju tegelikult, vaata, et lepingulises kohustuslikus korras siin ka korraldati. See oli paljuski meie enda ettevõtte valik, sest me ju osalesime ka selles konkursis, kus kultuuripealinn otsis meediapartnerit, aga me kaalutlesime oma ärilisi väljavaateid ja jõudsime järelduseni, et me anname selle võimaluse konkurentile ära ja see oli meie teadlik valik. Ja mina Tartu Postimehe peatoimetajana ütlesin ka, et Tartu Postimehe uudiskajastus sellest, kas me oleme kuidagi turunduslikus vaates selle kultuuripealinna sihtasutusega seotud või mitte, see ei muutu mitte kuidagi, ei ühel ega teisel moel. Nii et loomulikult selles ei olnud mingit probleemi ja ütleme, laias plaanis jällegi, üks asi on konkurents, see peab meid ju ka kiiremini ja asjalikumalt tööle õhutama ja mis võiks mul olla selle vastu, kui ka teised kanalid Tartu elule tähelepanu juhivad ja lõppude lõpuks, mida me ajakirjanikud ju väga sageli teeme. Mitte, et me peaksime teineteise pealt midagi maha viksima. Aga kui üks meediakanal ühes või teises valdkonnas mingi huvitava killu leiab ja sellest loo kirjutab, siis see võib äratada tema nii-öelda konkurent välja andes mingisuguse järgmise mõtte, mis viib mingi järgmise olulise kajastuseni. Me loeme ju teineteise lugusid ja kuulame teineteise podcaste. Nii et mida mitmekesisem see maailm on, mida asjalikum ta on, seda nii-öelda jätkusuutlikum ta saab olla. Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba, suur aitäh, et tulite meile siia suvest rääkima. Ilusat uue uudishooaja algust. Ja kõigile ilusat uut akadeemilist õppeaastat. Peaasi, et midagi külge ka jääks. Aitäh. Kõike head.